tere. Alustame täna raha teemast. Jah, See on üks äge teema. see on meil vist kõigil väga, väga äge teema. No ma arvan, et pole inimest, kellel see ei oleks teema. Et puuduses räägid, et elad, jah? Puudusteadvuses. Jah, tundub, et ikkagi kuidagi need vanad harjumused, mis olid nagu, mingi aeg oled ju sellest nagu väljas olnud. Ja siis sa tahad seda vanatunnet tagasi saada, sest kogu aeg ei ole ütleselt materiaalselt halvasti läinud, et eks ole neid häid aegu ka olnud, aga jah, mingis mõttes see Hispaanias käik tekitas mulle päris suure augu materiaalselt sisse. Sa mõtled just rahaliselt siis? Just rahaliselt, jah. Aga see kogemus oli ju äge, eks? Ei, selles suhtes, hindamatu, selles suhtes ma olen ka oma elukaaslasele öelnud, kui ma oleksin teadnud, et läheb samamoodi, ma oleksin nagu nii samamoodi teinud. Et see oli selles suhtes mitte, et ma ei kahetse seda. Ja kuidas sa tundsid ennast seal Hispaanias? Sul oli seal energiat piisavalt? Oli, mul oli. Ja tegelikult ma olen mõelnudki sellele energiale. Seal oli pigem see, et ma suutsin olla vaba mingis mõttes. Ma suutsin olla nii, et ma ei muretsenud raha pärast. Seal pidi samamoodi üüri maksma. Seal nagu midagi üleliigset ei olnud, nagu üle nagu ei tulnud, aga nagu kõik oli samas nagu justkui olemas. Seal ma avastasin näiteks seda, et kui ma Soomes enne seda olles, siis ma hästi palju, mul oli ikka jälle vaja kuskil 2 aasta tagant, ma vahetasin autosid, mul oli, üks oli siis isiklikuks sõiduks, teine oli töösõiduauto, siis ma kas vahetasin, nii et iga aasta vahetasin ühe auto välja, et kordamööda sõitsin 2 aastat ühe autoga, nii, nüüd tunned, et midagi on puudu, tahaks mingisugust jälle siukest positiivset emotsiooni, siis läksin, kas vahetasin ühe auto välja või vahetasin siis jälle teise auto välja. Hispaanias olles mõtlesin, et kurat, jala saab ka täitsa edukalt liikuda. Täitsa mõnus on. Et hiljem küll jah, mootorratta sinna viisin, siis aga ma ka väga palju nagu ei sõitnud, mingi nädalavahetustel nagu. Kui sa nüüd tagasi tulid sealt Hispaaniast, siis sa ju siin asusid ikkagi ju ka tööl, on ju? No ikka jah. See palganumber, mis sa saad, on sama, mis oli ennem? Ma ei oskagi niimoodi öelda. Selles suhtes, et enne ma maksin endale palka vastavalt, siis ma olin ettevõtja. Nüüd ma enam ei ole, nüüd ma olen töötegija. No okei, kas siis ettevõtjana sa said rohkem raha? Tundub, et sain, sest et ma sain nagu, mul olid kõik asjad nagu makstud. Täna on ikkagi suht siuke. Võlad on siis või? Jah, mul on võlad. Ja see põhjus on siis see, et sa läksid alluvaks? Ma läksin siit tegelikult selle eesmärgiga, et seal uuesti ettevõtjana nagu tööle hakata. Hispaanias? Jah. Õnneks mul tekkis siuke selles suhtes nagu hea koostöö, kelle juurde ma tööle läksin, siis tema nagu soovis mind tegelikult, et kui asi läheb käima, et ma oleksin tema partner, et me teeksime seda asja nagu koos. Me arutame ja me tegelikult, kuigi ma olin nagu tema juures nii-öelda tööl, siis igasuguseid otsuseid me arutasime koos läbi. Just kui ma oleksin juba selles sees olnud. Aga see rahaline pool ei tulnud sealt järgi ja siis sealt nagu läks ja ma oleksin nagu, on nagu on ja eks vaatab, mis saama hakkab. Ja kuidas seal praegu energiaga on? Mulle, jah, kuidas ma ütlen? Ei, mulle nagu selles suhtes, mul ei ole nagu häda seal tööl käia. Et ma ei ole seal tööl nii, et ma vaataks kella, mille tööpäev läbi saab. Et selles suhtes on nagu okei. Aga üleüldiselt ma mõtlen, kui palju sa tunned, et sa energiat lükid sinna puudusesse kogu aeg? Eks seda tõenäoliselt on päris palju. Jah. Et sa pidevalt nagu mõtled selle peale raha. Ma mõtlen pidevalt seda, mitte nagu niimoodi, vaid pigem seda, et
mida või kuidas teha, et nagu sellest august välja tulla. Aga samas ma ka mõtlen sellele nii, et mingisuguse ninast eri väljas pingutusega ma ei ole nõus tegema. Siis ma olen juba ilma, aga ma ei hakka. Ma olen, nagu sa tead, ma olen läbi põlenud tõenäoliselt selles teinud seda, mida ma teha ei taha. Ja täna ma enam ei ole nagu selles suhtes nõus sellega, et ma ikkagi pidevalt küsin endalt, et kas ma töötan selleks, et elada või elan selleks, et töötada. Et see peab olema nii, et tööl käimine on ma olen tegelikult juba mitu aastat mõelnud, et tööl käimine on tegelikult aja riskamine, et suures pildis, et eks see tulebki juba sealt, kui sa nagu suures pildis tunned, et sa teed seda, mida sa ei taha teha, kui sa tegeleksid nagu pidevalt asjadega, mis sulle päriselt meeldivad ja see sul raha sisse toob, siis nimetame seda tööks ja miks mitte. Aga niimoodi, et nagu selle nüüd antud hetkel ehituse peal, et ma ju iseenesest olen nagu oskustööline, siis et ma nüüd mõtleks, et ma lähen, ma ei tea, peale tööd lähen veel kuskile mingit lisa ehitustööd tegema, siis ei, kindlasti mitte. Et selle vaba aja ma praegu ikkagi kulutaks pigem selle puhkuse peale, kui see, et ma veel pingutan, et ma nagu pingutan seda pikka päeva, sest ma tean, mis sellega kaasab, ma olen selle läbi kogenud, et ma ja ma arvan, et selle raha ei pea tulema läbi pingutuse. Et siis tuleb leida lihtsalt see õige väljund või õige asi lihtsalt. Ja. No raha on energia, eks. Ja mida rohkem sul on energiat, seda rohkem raha sind armastab. Ja mida vähem sul on energiat, seda vähem sul raha on. Jah, aga kui nüüd selle järgi võtta, miks see Hispaanias see asi teile ei läinud? Energiat just kui nagu oli, sest et ma ei tea, mulle millegipärast tundub, et see ehituse teema ikkagi võiks ära lõpetada. Et sa nagu punnitad seda läbi ammaste. Et sa nagu näed ainult seda mingisuguse raha teenimise võimalusena endal. Ja veel nagu teatud moodi. Ja, et seal on nagu mingid ootused, vaata, me rääkisime ootustest ükskord. Need ootused piiravad sul absoluutselt kõik ära. Nagu igasugused ootused, kui sa lähed paari suhtesse ootusega, kui sa elult ootad kogu aeg midagi teatud viisil, kuidas ainult sina tead. See on nii piiratud mõttemaailm päriselt, on ju. Et sa nagu oled need nagu hobuse, need silmaklapid on ees, on ju, aga siit kõrval on nagu terve suur maailm, aga sa ei näe seda. Sa näed ainult seda, kuidas mina tean, et asjad käituvad või asjad nagu saavad olema või peavad olema, eks ju. Et see on väga piiratud maailm. See on kõige hullem selle juures on see, et ma rääkisin seda sama juttu, mida sa praegu ütlesid mulle, rääkisin oma naisele, kas oli üleeile. Sa tead ju, sa oled ju väga tark selles mõttes. Ma tean jah, ma ütlesin talle ka, et tead see puuduses olev mõtteviis, et sul võib olla see raha pakid, ütleme, et see raha on nüüd hull väärtus, mida nüüd on vaja taga ajada. See võib sul siin laua peal olla, aga kui su tähelepanu on kuskil muul ei ole, siis sa ainult vaatad sinna, kus seda raha ei ole. Ja sellega sa tekid oma kehas, sa tekitad sellist stressi ja pinget ja jällegi on energialeke. Ja sa ei usalda. Mida? Sa kontrollid sellega. Kui sa kogu aeg, su fookus on sellele, et mul ei ole, siis sa üritad kontrollida seda, mis sul praegu on. Mis ütle uuesti, ma ei saanud aru. Kui sa kogu aeg sa keskendud sellele puudusele, eks ju, mul ei ole. Ma tahaks raha, sa oled ainult selles, on ju. Sa kontrollid seda ju. Sa hoiad kinni sellest. See ei ole selles suhtes, ta ei ole nagu kogu aeg. No alateadvuses kindlasti on. Kui inimesel on võlad, siis juba sinna on energialekke sul kogu aeg. Sa kogu aeg lekid. Nojah, vaata,
süsteem töötab kogu aeg. Mu süsteem, ma mäletan, ma olen sellest ka rääkinud. Ma arvan, et kui ma Soome juba tulin, siis ja ma ühes grupis rääkisin ja siis sellest sai finantsvabaduse kursusel käisin. Ja siis sellest tuli ka seal jutuks, et ma arvasin, minu uskumus, hästi suur uskumus, siin nüüd, kes kuuleb, saab kõvasti naerda, oli see, et kui ma tööd ei tee, siis ma lähen laisaks. Kui ma lähen laisaks, siis ma lähen paksuks. Nii et mul peab olema kogu aeg mingisugune kohustus või laen peal, et ma laisaks ja paksuks ei läheks. Et selle pealt ma nagu toimetasin, mulle nagu ja hästi palju sihukest seda soovi oli nüüd ja kohe saada. Sest ma mäletan 90-ndatel, siis kui mu poeg sündis, olid ikka ikka väga-väga rasked ajad. Et tänasel elul tegelikult ei ole nagu midagi, et see läheb mööda, kõik läheb mööda niikuinii, ja küll need asjad ühel hetkel uuesti korda saab, aga sellel ajal oli, mul oli isegi nii, et ma näiteks viisin poodi oma passipanti, et ma saaksin, pojal oli mähkmeid vaja osta ja et ma saaksin patsi leiba osta. Et see ja võt siis kui ma tulin nagu Soome ära ja siis tekkisid need rahalised võimalused, siis tekkis nagu see kaotatud aeg nagu nii nüüd ma tahan kõike ja siis mingisugused krediitkaardid ja mingisugused laenud ja kogu aeg lükkasid seda, ma tahan nüüd ja praegu seda kõike sinna homsesse või tulevikku. Et küll läheb, küll siis saab ja nii seal nagu põhimõtteliselt tegelikult käisin. Peaaegu siiamaani välja mingis mõttes. No vaata, sa küsisid ühe minu postituse peale, et mida see joondumine tähendab. Nüüd sa räägid siin kontrollist hästi palju. Joondumine on see, et sa lased kontrollist lahti, igasugusest kontrollist ja see eeldab seda, et sa usaldad 100%. Ja sa usaldad seda elu. Et elu juhatab sind sinna, kuhu sa pead minema. Aga nüüd, kui sa seda kontrollid ja üritad ära piiritleda oma ootustega, siis sa seisad paigal. Sa ei joondu siis. Sa hoiad kinni, vaata, sa hoiad niimoodi kinni, tekitad pinget oma kehasse. Siia ei saa mitte midagi tulla, kui sa nii hoiad seda. Ainult nii saab tulla. No jah, ma ei tean seda. Muidugi teavad, kõik teavad seda. Aga lihtsalt see kontrollist lahti laskmine on väga keeruline. Kui sa oled harjunud, et sul peavad asjad kontrolli all olema. No seda on ikka, mul on ikka väga palju olnud. No ma arvan, et seda on sul praegugi, sest kui sul on see raha teema selline, siis sa üritad praegugi kontrollida. Ei võitle üldse vastu, tõenäoliselt küll. Ja sellepärast sul see energia lekibki. Mida rohkem sa kontrollid, seda vähem sul energiat päriselt on. Ja lõpuks sa ei jaksa enam. Need on, jah, ma mõistan seda. Need on, mingid päevad on väga lihtsad. Ja just kui nagu on okei, nüüd ma olen selles lubamises, kõik on nagu hästi. Ja siis tuleb sealt, keegi saadab selle ühe arve ja teise arve ja kolmanda arve. Ja kohe see pannakse sind nagu proovile, aga vaata nüüd. Ja siis oled sa jälle tagasi seal vanas kohas. Päris hea point. Ma mäletan, mina olin vist kuskil 25-ne, isegi noorem olin. No ala mingi selles vanuses, kui ma olin üksinda, läksin oma elukaaslasest lahku, 2 kätt taskus, mul oli väike laps ja ma ei saanud teda enda juurde võtta, sellepärast mul ei olnud mitte kuskil elada. Ma läksin oma sõbranna juurde niimoodi, et eelmine päev otsustasin ära, et nii, astun uksest välja ja järgmine päev ma olin oma sõbranna juures, kes oli ka just kolinud üürikorterisse oma mehe juurest. Ja ta võttis mind sinna suurde tuppa tugitooli peale.
ja laps oli siis mul vanema juures, mul tõesti ei olnud teda mitte kuskil panna, mul ei olnud endalgi kuskil olla. Ja ma lõpetasin kooli ja siis ma just alustasin oma nagu töökarjääri üldse, on ju. Ja mul ei olnud ka raha. Ja viisin ennast ka lõpuks nii kaugele võlgadesse, et ma ei maganud, ma ei söönud, ma võtsin üle 10 kilo alla paari kuuga, sest mul oli nii suur närvipinge, sest ma ei teadnud, kuidas ma hakkama saan. Ja võt sel ajal olid veel pankadest sai raha kätte, siis ei olnud seina seest, ei tulnud raha. Ma käisin pangas ja vaatasin oma pangaarvet seal. Ja see oli nii nullis ja mul oli võlgu sellel ajal, see oli krooni aeg. See oli vist 1500 krooni, no see oli sellel ajal suur summa. Ja mul ei olnud õrna aimugi, kuidas ma sellega hakkama saan. Ja mu närvisüsteem oli juba nii pinges, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma lihtsalt kukun kokku lihtsalt, kogu aeg nagu siuke. Ja siis mul tekkis ühel hetkel siuke tunne, et aga tead, see mul ju paremaks asja ei tee, kui ma ennast kogu aeg kerin sinna kohta, eks ju. No mis siis juhtuda saab? Suren ära, ongi hea, saab lahti vaevast, on ju. Et mida ma siis nagu kardan siin? Vangi mind ei panda, eks ju, häbi selle ees, et mul on võlg nii suur, on ju. Okei, ma elan selle üle. Ja muidugi kuidagi jõudsin sinna maani, et ma lasin kõik vabaks. Nagu kogu selle hirmu ja nagu tõesti tekkis siuke pohhism või selline, et ma ei saa seda parandada kuidagi praegu. Ja tõmbab ma sulle ausalt, ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama sain, aga see võlg oli makstud varsti ja ma siiamaani ei mäleta, kus see raha tuli. Nagu müstika, ma praegu mõtlen, raudselt siis ma hakkasin seal, ma tegin 2 kohas tööd ja raudselt läbi inimeste mul tuli see raha, eks, aga praegusel hetkel ma ei mäleta. Aga ma tulin sellest olukorrast välja. Ma arvan, ma olin selle aja täiesti sellises poolkoomas nagu. Mul oli see lahkumineku valu, eks ju, mind reedeti täielikult, on ju, mees pettis mind ja siis tuli välja, et ta ikkagi pettis väga koduligidalt. Ja et väga palju inimesi enne mind teadis ja mina ei teadnud, tohutu solvang minu ego pihta, eks ju. Ma olin ikka sellega väga hädas, on ju, siis oli mul see lapse teema, eks ju, siis oli igasugused, tavaliselt on ju nii, et kui on häda käes, siis tuleb seda uksest ja aknast, on ju, lõpmatuse nii, on ju. Ja ma olin ikka täitsa nagu hingevaukumas, nii et ma olin sellel hetkel täitsa sellises veits kooma seisundis. Aga ma tulin sealt välja ja lihtsalt ma saavutasingi selle hetke, et ma ei jaksa kontrollida seda olukorda enam, sest ma lihtsalt jään haigeks. Ja täiesti huvitav. Ja ma olen seda olukorda peale seda oma elus väga palju kasutanud. Sest me ei vaja ju seda, et meil oleks 1 miljon seal pangakontol. No ma mingis mõttes tänaselt juba ka tegelikult enam-vähem ma olen võtnud sama hoiaku. Kuna ma ei ole üksipäini, siis teine pool jääb ikka edasi muretsema. No sa ei saa vastutust temalt, eks ju, võtta, et tema, eks. Ei, seda küll jah, aga naise see kergus ja heaolu tuleb sellest, kuidas sina ennast tunned, eks ju. Kui sina annad talle selle turvatunde seal selles osas, on ju, siis tema närvisüsteem ka rahuneb, on ju, et eks ta võtab natuke üle ka sinu seda seisundit. No meil praegult käib nii mõlemad pidi vist, et siis kui ma et see on mõnusalt vahetada seda energiat nagu mõtlen, et just see sama, et no mis siis juhtuda saab? No praegult on nii lasta olla, et vaatame ja siis muidugi elukaaslane ei saa. Mina ei ole selline, see tuli natukene numbrite keeles oli, et kuidas tema on. Mina ei ole, need asjad peavad niimoodi olema. Aga ma olen märganud peale seda, et mida rohkem sa nagu lased vabaks oma kontrollist, seda paremini asjad hakkavad voolama ja liikuma ja kuidagi tulevad nagu inimesed su juurde ja toovad raha. Ja päriselt ka, ma ei hakka seda praegu jagama, kuidas, aga see nii toimib. Päriselt ka toimib, kui sa lased vabaks nagu päriselt, mõtled, ma usaldan. Mõnele võib tunduda, et täitsa mingisugune jutt on ju. No ei ole ma olen seda ise väga palju kogenud ja ma kasutan seda siiamaani enda peale, et nii kui tuleb jälle selline hetk, kus ma mõtlen, et puudu ja siis ma tegelen sellega, et ma toon ennast
lõdvestusse ja kohale. Et ma ei pane oma energiat sinna, et on puudu kogu aeg, vaid pigem mul on praeguses hetkes kõik olemas. Ja ma naudin seda praegust hetke nii palju kui võimalik. Ma toon ära sealt minevikust ja tulevikust ennast, on ju, sest tavaliselt kui sul on puudu, siis sa oled mõlemas kohas, on ju. Et ei korduks see ja mis siis, kui juhtub ikkagi see, on ju seal. Aga see ei ole siin. Siis see toimib ja see toimib väga kiiresti, kui sa tõesti suudad nagu lõdvestuda sellesse. Ja keeruline, ma tean. Ja ei, vastupidi, ma ju tean seda ja mul on see ka tegelikult toiminud. Mul lihtsalt meenus sellega siin mingi 2 aastat tagasi. Ma võtsin coaching ut endale ja räägin, et kurat, ma teen seda tööd, et ma ei taha siin olla. Et ma tahan nagu mingit muutust saada. Ja siis ta ütles mulle, Raido Rõivas siis tegi mulle coachi, ütles mulle, et Alar, ütle endale nii, et sa paned endast praegu trendile ja lase need nagu nii-öelda need ootused lahti, mida sa tahad teha ja lihtsalt ma olen hetkel rendil, ehk siis nagu praegult on nii päris hea. Okei, ma olen praegu trendil. Ma ei olnud teiste inimestega mõnega võib-olla aasta, võib-olla isegi kauem vestelnud, helistab mulle. Kuule, Alar, kuidas sul tööga on? Kuule, mul oleks siin üks objekt, et kas sa alguses olid, kas tuleksid nagu tööd juhatajaks? Sest kuule, ma tahaks tegelikult oma meestega päris seda teha. Mulle sobib, palju parem on. Ja siis tuli üks, ja siis tuli teine, ja siis tuli kolmas ja opa. Aga minu puhul on see, kui asjad hakkavad hästi minema, siis kohe lased selle püksirihma lõdvaks, et ja ta läheb nagu jälle nagu see asi kipub nagu käest ära, et nagu ei taha, ma ei tea, ei taha või ei oska nagu seda mingisugust nagu joont nagu tõmmata või hoida, või siis läheb peale seda siis, kui oled nagu, ütleme, need tööotsad endale saanud, et siis läheb ikkagi, kaob ära see, nüüd hästi, kas mul ikka tekib jälle võib-olla selle puudustunne, kas see hästi minek nüüd jätkub või see... Kogu aeg on ikkagi mingi hirm seal taga taustal. Tekib mingi aja, sest et just oled kogenud seda just ka, et tahaks võib-olla rohkem reisida, tahaks endale üht-teist rohkem lubada, siis enne lased selle vabaks, asjad hakkavad juhtuma, siis tekib uuesti see ping, kuule nüüd on päris hea. Ja siis hakkad jälle nagu muretsema, kuidas seda head olekut nagu hoida saaks. Ja lähed tegelikult jälle sinna puudusesse tagasi ja siis mõne asjab, kurat, läks juba hästi ja jälle kuidagi hakkavad. Meil on see komme ikka minna sinna harjumuspärasesse tagasi, sellepärast, et selles uues kerguses me ei tule toime, sest me ei ole harjunud selles olema, eks. Et nii kui sa hetkel oled selles kerguses, siis tundub, et kurat, see on ikka nii võõras asi. See kuidagi, seal ma oskasin toimetada, on ju. Seal puuduses, ma tulen paremini toime. Juba harjunud sellega oled juba mõnda aega olnud. Ja oleme ausad, kui sul on palju raha, siis seal ei ole mitte hetkegi vabadust, seal on vaja raha võrdub vastutus. Et inimestel on nagu huvitavad uskumused, et et kui mul on palju raha, siis ma olen vaba. Mis nad veel ütlevad, siis ma saan usaldada. Praegu ei saa, siis õnnelik saab siis ka olla. Siis nad on õnnelikud ja on see siis päriselt nii või? Ei ole, jah. Aga see on nagu, millest me enne rääkisime, et me nagu oma peas mõtleme välja, et õnnelikuks me saame ainult siis, kui need asjad, mida meil ei ole, et need tulevad. Et seda on ju ka aga need, mida meil ei ole, need on ju lõpmatuseni. Absoluutselt. Siis need asjad saavad kaetud, siis tulevad uued asjad, mida sul ei ole ja mida tahaks saada, eks ju. Just. Et see on lõputu. Selleni ma tahtsingi jõuda. Et kui me otsime paarisuhet, siis me otsime seda ka, eks ju, et ma tahan, et tema teeks mind õnnelikuks. Sama me teeme rahaga. Kui mul on palju raha, siis ma olen õnnelik. Raha teeb mind õnnelikuks. Raha ei tee sind ju õnnelikuks.
et sealt tekib see lihtsalt, et kuna ma praegult justkui ei saa õnnelik olla, ma ei saa õnnelik olla sellepärast, et mul ei ole raha. Järelikult raha teeb mind õnnelikuks, aga mul ei ole palju asju, mul ei ole tegelikult, ma ei tea, mul ei ole näiteks Rolexi käekella, et aga ometi ma ei tunne, et sul oleks seda vaja. Et mul oleks seda vaja. Et ta teeks sind õnnelikuks. Jah, et ma siis oleksin rohkem õnnelik, kui ma ilma Rolexita olen. Just. Et no kui me süsteemist räägime, siis raha on süsteem, ütleb, õigemini siis konstellatsiooniteoorias öeldakse, et raha on elu. Ja sisuliselt tähendab see seda, et me paneme rahasse kõik oma vajadused. On nii? Selgitas seda. No see, et ma tahan olla vaba. Raha teeb mind vabaks. Kas sa muidu ei saa vaba olla? Jah. Mis sind hoiab praegu seal? Et sa ei saa olla vaba. Mis sind hoiab vangis? Ma ei tea, mis seal hoiab. Harjumuslik. Ja mis see vabadus sinu jaoks üldse on? No minu jaoks vabadus, jah. Ma tean juba, kuidas sa mulle vastad. Aga nagu see, mis ta nimi oli? See sõprade staar ütles seal, et mis talle kõige rohkem meeldib teha, mitte midagi. Eks mul on ka vahest sihukene tunne, et vabadus tähendab mulle seda, et ma võin mitte midagi teha. No, mis muidugi Ja see mitte midagi on see, et ma ei pea tegema seda tööd, mida ma praegu teen. Või? See võib mida iganes tähendada. See võib tähendada... No kaua sa teed asja nimega mitte midagi? No mitu päeva? Mitu tundi, mitu kuud? Ma arvan, et see... No ma maksimum võib-olla 6 aega, siis võib-olla tegelikult tahaks midagi teha. Ja kui sa nüüd vaatad miljonäre, eks ju, neid on ju palju siin maailmas. Kas nemad tegelevad mitte millegi tegemisega? No võt, ma ei tea, ma ei tunne ühtegi. Nad on töönarkomanid enamuses. Jaa, aga... Nendele väga meeldib see, mida nad teevad ja nad teenivad sellega väga palju raha. Ja nad ei tee seda raha pärast, vaid nad teevad seda selle tundega, et see on äge asi, mida ma teen. Seal ei ole see raha esikohal. Jah, ma sellele mõtlesingi, siis kui ma rääkisin enne sellest hüpnoosi tegemisest, et kas oleks võimalik hüpnotiseerida niimoodi. Ja, Toome on sul palju raha kastidega. Ei, et lasta ennast hüpnotiseerida nagu ringi, et fookus ei oleks enam mitte rahal, vaid fookus oleks rohkem sellel, mida sa tahad teha nagu päriselt. No seda sa saad ilma ka hüpnoosita teha iga päev, sest see on protsess, see on töö endaga kogu aeg. Sa kogu aeg toodki ennast siia ja praegu ja otsidki praegu selles hetkes neid hetki, mida sa praegu päriselt naudid. Kuidas sul praegu on? Mul on praegu väga hästi. Naudid seda, mis me siin jutustame? Seda ma naudin väga. No võt, ja nüüd natukene võimenda seda. Seda tunnet, seda 10-kordselt on ju. Et lihtsalt tee asju hetkes täieliku naudingu. Proovi seda. Inimesed arvavad, et see on mingi jama. Ei, tasub proovida, see toimib. Sest kui ma ütlen sulle, et raha on elu, see tähendab seda, et raha armastab elu. Aga kui sa paned raha sisse, koormad seda raha vajadustega, soovidega, ootustega ja ma ei tea millega kõigega veel, siis see raha on sul nii koormatud. Ta ei jaksa su juurde tulla. Rahale meeldib kergus ja elu. Jaa, aga nüüd... Okei, ma saan aru sellest, aga ma mõtlen, kui keegi nüüd meid kuulab, kas tema ka sellest niimoodi nüüd päriselt aru saab? No me ei saa vastutust võtta nüüd kõigi inimeste eest küll, ja kuidas nemad asjast aru saavad, aga oluline on märksõna lihtsalt lõdvestuda igasse hetkesse ja tuua ennast praegu, sest praegu on kõike piisavalt ju. Ei, muidugi, ongi no. Praegu on kõik hästi. Jah. Ja igast hetkest saab järgmine hetk ja järgmine hetk on ka hästi päriselt. Iga 10 sekundi järel on sul järgmine hetk ja jälle on hästi.
on nii? Jah, absoluutselt. Ja selles mingisuguses hetkes tuleb sulle keegi inimene ja teeb sulle pakkumise ja see on ülihästi. Ja võib-olla mingisuguses hetkes, kus sa oled siin hetkes, tuleb keegi inimene ja annab sulle lihtsalt raha. Ausalt ma ütlen, mu elus on olnud seda ja mitte vähe. Ja siis on lihtsalt ole tänulik ja võta vastu. Ja anna omalt poolt midagi tagasi. See on see energiavahetus peab käima. Et kui hakata nagu seda oma ellu lihtsalt rohkem tooma. Igapäevaselt, isegi kui ma praegu ei usu, et see toimib. Aga see muretsemine mind ka ju ei aita hetkel. See tekitab minus ainult rohkem pinget. Et siis võib tegeleda igasuguste lõdvestavate meetoditega. Meditatsioon on üks väga hea, et sa saad oma pea puhtaks. Meditatsioon, hingamine, ükskõik milline jooga, ükskõik milline selline praktika, millega sa saad oma keha lõdvestusse. Ja päriselt füüsiliselt tuua ennast kogu aeg siia, kas või vägisi tuua ennast sealt tulevikust siia tagasi, praegusesse hetke. Leida endale mingi selline tegevus, mis toob sind hästi kohale. Hästi, vaata, mina tegelen selle maalimise teemaga. No ma veel vean hästi siukseid jutikesi ka siin, et see toob hästi kohale. Käsi ei saa ju väga väriseda. Et tule hästi kohale, pane mingi mõnus muusika. No mis iganes see teeb siin veel mõnusamaks selle hetke sinu jaoks. Lihtsalt naudi seda ja see on lihtsalt imed hakkavad juhtuma su elus. Sest selles hetkes ei ole ju puudust praegu. Ja see on see joondatus. See on see, et ma joondun sellesse. Et ma usaldan seda universumit või elu täielikult. Ta hoiab mind. Kõlab hästi. Jah. Ei, ma olen sellega nõus ja eks ma suures pildis praegusel hetkel tegelikult nii ongi, et just see, et ma ikkagi pidevalt korrutan ka endale, et esiteks kõik läheb mööda ja teiseks projekt on ju tegelikult väga hästi, et ma ei hakka just nagu ma ütlesin see enne, et nii kaua kui käed jalad on korras ja oled terve, siis on tegelikult kõike saab muuta ja küll muutub. Ja siis hakkavad tulema võimalused ja pakkumised. Ja siis tuleb lihtsalt need vastu võtta. Ja võt, eks seda on ka nagu väga lihtne öelda, aga meie mõtlemine ei ole ärnud sellega. Et keegi võib sulle lihtsalt midagi pakkuma. Vaata, kui su laps olid, sa ei mõelnud niipidi ju. Ja. Lapsed mängivad nii, et nad mängivad ühte asja, nad lähevad täiesti 100% selle mängu sisse. Siis nad väsivad sellest mängust ära, nad hakkavad järgmist mängu mängima. See on juba ära mängitud. Ma lähen mängin ja need on põnev kogu aeg. Et miks me ei võiks seda elu ka mängida niimoodi, et ma kogu aeg põnev. Vaata, mis järgmiseks juhtub. Aga nüüd ma teen seda. Mis nüüd saab? Äge, mingi pakkumine tuleb. Vaataks seda, võtaks sellest kinni. Ja kui sa kogu aeg selles energias, vaata, siis sa toodad energiat peale endale. Siis sul kaob see energialikke ära. Ja juba sa juba vibreerid erinevalt. Kui sa oled seal pinges ja väike tükikene kõva selline, eks ju, või siis sa oled selline, ma olen avatud. 2 täiesti erinevat vibratsiooni. Et sa hakkad kuidagi muutuma selliseks magnetiks. Kui sa oled sellises vabas energias. Kuidagi elu hakkab juhtuma ja seda ei pea jälle seletama, kuidas see võimalik. No lihtsalt see juhtub. Ma arvan, et need ongi need asjad enne, mis ma ütlesin, kui selle fookus läheb sellest puudustundelt ära, siis hakkad nägema neid võimalusi. Ja siis see klapid lähevad ka ära ja sul tuleb nagu palju laiem see spekter läheb. Siis sa juba hakkad ise ka nägema mingisuguseid võimalusi või tulevad mingid asjad, eks ju, et seda võiks teha, eks ju, või see oleks praegu äge. Et ikka peab nagu ka samme tegema selles suunas, eks ju, et see tähendab seda, et sa oled sinna diivanisse nüüd ära uppunud, on ju. Jah, et isegi kui keegi soovib lotoga võtta, siis tuleb pilet vähemalt just.
et tuleb ikka väikseid sammukesi teha ju sinna poole, eks ju, oma soovide poole. Et natukene tõugata ennast ka ja näidata sellele elule, et noh, ma olen valmis vastu võtma päriselt kõike, eks, mis sa mulle pakud. Võt see on see joondatus. Aga kuidagi hüpnotiseerida ei saa. Aga ikkagi ta saaks hüpnotiseerida. Hea mees oled. Et selle, no mitte ma ei räägi nüüd endast, aga üleüldse äkki keegi tuleks niimoodi, et ma ei tea, kas sa oled kohanud kedagi inimest, kes on käinud hüpnoteraapias ja siis ta on nagu ära tehtud ja siis terve tema elu on. Kus inimesed hakkavad koogutama. Kaua nad teevad seda? Ei, koogutama ja kanamängu. No, telekas oled näinud seda. Et no, kui sa panna kanamoodi käituma, kas siis inimest ei saaks... Ärge uskuge kõike, mis telekas näidatakse. Ma mõtlen, kas siis inimest ei saaks niimoodi, et kuidagi välja hüpnoosida, et ta puudustundes ei oleks. No küll oleks lihtne elu. No oleks jah. Ma tahaks ka nii. Et üldse ei peaks vaeva nägema, eks ju, et keegi lihtsalt teeks selle tšiki-priki ja kõik edaspidine elu sujub hästi, suplen mannavahu sees ja no ei käis, need asjad ei käi nii, päriselt see vajab tööd ikkagi see endaga. Isegi kui käiks, siis inimesed tüdineks suht ruttu ära sellest, kui kõik... No nad ikka läheb, kui sa igapäevaselt ei hakka ikkagi sellega tööd tegema ise endaga, siis sa lähed üsna ruttu jällegi sinna vanasse tagasi. See on nagu konstellatsiooniga. Ma saan aru ja ma mõtlen, et ma arvan, et kui me kõik iga nädal võidaksime 3 korda nädalas loteriiga peavõidu, siis no kes lõpuks oleks kõigil kõrini, et kas ei võiks olla, et keegi üks võidab. Et noh, mingis mõttes on sama asi. Et kui palju me rõõmu tunneksime sellest, kui et ma arvan, et keegi meist ei viitsiks enam lotot mängidagi, kui tead, et iga kolmapäev kaotaks mõtte. Jälle järgmine kolmapäev, kurat, ma pean jälle selle 1 miljoni vastu võtma. Eks ta nii ole. No võt, ja siis see raha teema on kindlasti hästi palju uskumusi ja meil seoses rahaga ja see tuleb meie perekonnast. Et ma ei tea, me oleme sinuga seda raha teemat lahanud ka ja sul oli seal ka mingi küüditamise või mingi teema oli sul seal kuskil. Ma mäleta midagi vist oli. Et need lojaalsused on ka üks suur põhjus, miks inimesed nagu on lojaalsed oma esivanematele erinevatel põhjustel, et kas siis keegi kaotas raha ja maksis oma eluga selle eest või siis saadeti Siberisse, mida on räägitud rahast. Raha omada on ohtlik, raha tuleb ainult raske tööga, no kõik need uskumused on meil raha sees. Need on esivanemastest, aga eks meil lapsena vanemad rääkisid täpselt sama asja. Raha ei kasva puu otsas, raha on tehtud muideks paberist ja puust. Sõna otses mõttes. Et kõik need ka blokivad ära meie selle raha energia, sellepärast, et vanemad ju ütlesid nii, et raha tuleb ainult tööga. Aga kui palju selle raha, siis kui palju seda raha tuleb läbi töö? Et kui sa praegu ütlesid, et sa tahad, et sa teed tööd, sa oled alluv, siis tuleb ju kindel summa, eks? Ja siis see ei ole ju kunagi piisav, ma arvan. Võiks ju rohkem saada. Tegelikult ma saan päriselt palka, ega ma ei saa kurta ka. No jaa, aga vaata, kui sa ei suuda nagu ära katta kõik oma need et eks need ole tulnud ju selle ajaga, mis ma ära olin, et ma seal Hispaanias olnud, ikkagi ma sain oma jüüri makstud ja leivalauale, aga need vanad kohustused. Kas ma natukene kuulen seal taustaks mingit süütunnet ka või? Tõenäoliselt seal midagi ikka on, loomulikult. Ja väga suur süütunne on üks hullemaid energiarekkeid. Aga ma ei teagi, mis süütunne see nagu otseselt on. Süütunne on tavaliselt see, kui me ütleme endale, et aga võib-olla oleks pidanud nii. Võib-olla oleks siis olnud parem. Võib-olla ma tegin valesti, kuigi ma väga nautisin seda. Aga võib-olla ei olnud ikka kõige parem samm. Võib-olla oleks saanud teistmoodi paremini. Aga mis siis oleks olnud, kui? See on see. Ja. Et kui palju sul on seda?
noh, tõenäoliselt on muidugi. No võt, ja siis sellega sa tühistad ära selle naudingu selles protsessis, mis sa olid, on ju. Sest päriselt sa ütlesid, sa nautisid seda aega, on ju. Ja sa ei suuda jääda sellesse naudingusse, vaid sa hakkad ennast süüdistama. Aga mis siis, kui? No jah, eks muidugi. Ja sellega sa seda auka ainult sügavamaks vaja. Samas ma muidugi ka teadvustan endale seda, et kui ma ei oleks proovima läinud, siis ma ei oleks seda kunagi teada saanud. See on see, mida sa analüüsid siin peas, eks? See on see pea, mis sulle seda ütleb. Aga kui sa lähed sellesse tundesse, ma tõesti nautisin seda ja ma ei kahetse seda päriselt. See andis mulle nii palju. Jah, absoluutselt. Ei, selles suhtes nii oligi. Et hoida seda tunnet, mitte mõelda sellele mingisuguseid vabandusi või ettekäändeid juurde. Miks ma seda pidin ikkagi tegema? Sest sellega sa seda süütunnet üritad endas leevendada, nende ratsionaalsete mingisuguste analüüsimistega seal peas. Aga kui sa selle kõik ära jätaksid ja lihtsalt võtaksid selle kogemuse ja jätaksid selle meelde, mis ma sealt sain. Ja kuidas ma selle kogemusega saaksin olla parem igas asjas. Ja. Kui selle raha nüüd täitsa sealt ära võtta, siis see kogemus on ju hindamatu. Seda ei saa rahasse panna. Ma olen kasutanud seda, ma panen ise ka tähele, et ma kasutan hästi palju seda absoluutselt. No mis siis, mul on see päriselt ka ja see jääb ja las ta olla. See on väga mõistlik asi ja et seda kergust endasse luua kogu aeg, sest süütunne, häbitunne, hirmutunne, nad tekitavad su kehasse raskust. Kui ma oleksin häbi tundnud, siis ma praegu arvan, ma räägin üleüldiselt. Siis ma tõenäoliselt ei oleks seda isegi öelnud. Aga ma ei tunne häbi, sest so what tegelikult, et võib-olla mõnele jääb tunne, et ükskõikne, aga ju siis ei ole, kui see mind ei täida, siis mul ei ole mõtet oma energiat sellele kulutada, mida keegi arvab või kas see meeldib kellelegi või ei meeldi, et jah. Ja teine oluline asi on muidugi see tänutunne, eks igal hetkel olla tänulik kõige eest. Et me oleme hästi vähe tänulikud. Me võtame hästi palju asju iseenesest mõistetavana. Kas või seda tassi, keegi tegi selle. Ongi. Miks ma ei võiks olla tänulik selle eest, et keegi seal liini peal neid tasse. Või vesi siin sees. Jah, eks ja vesi. Tänapäeval. Võtame voolu korraks tagant ära, on vesi asjad läinud, elekter läinud, vesi läinud. Oi, kuidas oleks kui ainult oleks seda puhast vett. Ja. Et see tänutunne ka hästi palju loob ellu sellist kergust ja sellist nagu hoidmistunnet ka või seda usaldust. Et see on hästi oluline on igapäevaselt tunda tänu ükskõik mille eest siis, kas või päikesepaiste eest. See on hea mõte, selle peab praktikasse täitsa tuuma tagasi. Ma olen seda tänulikkust kunagi teinud. Jah, eks ma olen kunagi praktiseerinud tänulikkust. Ma praktiseerisin seda sellel ajal, sest mind õpetati, aga ma ei saanud sellel ajal mitte muhvigi aru, et mis tänulikkus, mille jaoks. Et täna on minu jaoks ikkagi see, et tänulikkus tähendus on harjutada oma meelt märkama, mis on hästi. Et mida rohkem seda harjutada, seda rohkem. Ja olla tänulik selle eest, et on hästi. Ja et ma tunnen ennast tänu sellele ennast hästi. Just. Nüüd ma olen nagu teraapiatunnis praegu. Aga jaa, see raha on hästi selline, nagu paarisuhegi, sama lai teema. Et raha päriselt siis raha tuleb sinu juurde igal juhul, kui sa naudid elu. See on lihtsalt tagajärg. Raha on tagajärg. Ongi. Ma ju tean seda kõike ja, väga kõik hästi. Inimesed teavad seda. Ja ma olen sellele isegi mõelnud ja mingil hetkel ongi nagu, saadki nagu sellest aru ja siis nagu, mina ei tea, unustad ennast nagu ära. Siis lähed jälle sinna vanasse tagasi. Unustad ennast korraks ära ja siis mingil hetkel. Aga siis tood jälle tagasi ennast.
ei noh, nii ongi. Ja teed seda nii kaua, kuni see saab sulle harjumuspäraseks ja see võib kesta üsna kaua, sest kui sa oled ikkagi 40 aastat ühte ja sama arvanud kogu aeg ja nüüd hakkad ennast ümber programmeerima, siis umbes poole selle ajast pead sa ikkagi tööd tegema. Ära ütle niimoodi, et ma pean nüüd 50 aastat ennast ringi õpetama, et enne surma saan teada, kuidas rahul olla. Aga enese areng on igapäevane töö. Vahepeal võib-olla lased ennast lõdvemaks ja siis jälle lähed edasi. See ei tähenda nüüd seda ka, et sa ära pead väsitama selle tööga, aga lihtsalt see alateaduse ümberkirjutamine ikkagi, see eeldab tööd. See ei ole nii, et lähen kuskile teraapiasse, siis terapeut teeb paar tšiki-priki ja siis on oma alateaduse ümber kirjutatud. Ikkagi on viimastel päevadel tulnud ka see, et minnaks, et on mulle öeldud, et tahaks minna teraapiasse, et terapeut teeks mind korda. Ja, no kuidas see võimalik on? Vaata, mul käis üks naisterahvas klient kunagi ammu. Tuli istus tooli hästi selline. Nii, ja teema oli siis selles, et nemad oma mehega ei räägi. Nad on 15 aastat koos elanud, aga nad pole kunagi oma vahel rääkinud. Sellepärast, et tema ei saa oma mehega rääkida. No lihtsalt ei saa. Ja mees ka ei taha nagu rääkida. Ja siis ma rääkisin talle, et kuidas paarisuhe ikkagi võiks nagu toimida ja tegime seal vist konstellatsioon. Ma enam ei mäleta täpselt, mis me seal tegime temaga ja siis sai seanss läbi ja siis ta ütles, et ma saan siis nüüd aru, et ma pean koju minema ja hakkama oma mehega rääkima. Ma ütlesin, jah. Või tahad, et ma tulen sulle kaasa koju ja hakkan ise sinu mehega rääkima? Ütlesin, et kas nii ei saa? Ai, niimoodi lausa. No siis ei ole mina enam selle mehe naine, siis ei ole tema enam selle mehe naine, siis hakkan mina sellele mehe naiseks. Et ma ei saa teha ära kliendi eest asju, mida tema peaks tegema. Ei ole võimalik. Andke andeks. Mõningad asjad ikkagi peaks siis ära tegema. Inimene on ikka mugav. Ikka tahaks kuidagi. Aga väga suur ootus on inimestel, et ma tulen, istun siia ja maksan ju selle eest, et sa muudad minu elu ära. Mis mõttes, sina ju tead. Aga mina ei ela ju sinu elu. Jah. Et ikka peab ise tegema. Jah, eks ta ole ise või siis võiks teha seda elukaaslane või mingid asju. Siis võiks elukaaslane võiks ennast muuta. Jah. Võiks teistmoodi teha asju. Jumala hästi ise ei tee. No nii oleks väga lihtne see maailm küll. Ja siis käid ainult ühe korra ka veel, eks? Aga ma arvan, ikkagi see jutt on ilus, aga ma ei usu, ma never ei usu, et keegi siukest asja päriselt nagu tegelikult tahaks oma ellu. Et mitte midagi enam tegema ei pea, vaid keegi teine teeb tema eest asja. Me elame kogu aeg illusioonides ja raha ümber on ka väga palju illusioone. Samamoodi nagu on paarisuhte vahel. No seal on tohutu illusioon, et tuleb üks inimene ja teeb mind õnnelikuks ja siis on minu elus kõik on lill. Paarisuhe on töö päriselt. See ei ole nagu nii, et ma nüüd sain tuttavaks ja nüüd ülejäänud 50 aastat me elame nagu ainult sellist õndset elu. No ei ole nii. Selle õnnelikuks olemisega on ka veel huvitav see, et kui paljud tegelikult üldse teadvustavad, mis nende jaoks õnn on. Nad on nagu kuulnud seda sõna ainult, et tehakse mind õnnelikuks ja keegi tuleb, teeb mind õnnelikuks ja kui küsid, mis õnn sinu jaoks on, siis ei oska vastata, et kuidas sa siis tead, mida sa päriselt tahad, kui sa isegi ei ole endale selgeks teinud, mis sinu jaoks õnn on. Ma küsin päris palju klientidelt seda küsimust, et mis on sinu jaoks õnn ja armastus. Siis nad vaatavad mulle üllatunult, aga ma ei ole kunagi mõelnud selle peale. Ometi, see on jälle see sama nagu mingis mõttes nagu see raha asi, et raha teema, et see ainult need asjad saavad mind nagu õnnelikuks teha. Et ma tahan olla õnnelik teadmata, mida ma tahan. Kuidas sa saad seda siis saada? Ja, vaata, ma ütlesin, mul käis üks klient siin just. Väga rikas inimene. Väga õnnetu inimene.
ja ta ütles mulle nii ilusad sõnad, et see papp ei tee mind ju õnnelikuks. Nii et nii on, jah. et seda võib sul olla palju, aga kui sul ei ole, kui sa oled selles üksi, sul ei ole seda mitte kellegiga jagada. Sa ei ole õnnelik. Jah, ma võib-olla olen sellest sa ei viitsi seda pappi isegi kulutada. See oli ka tegelikult mingis mõttes minu see enam-vähem sama, ütleme siis sama mantra või, miks ma ka tagasi otsustasin tulla. Et ma oleks võinud ju sinna Hispaaniasse jääda, ma oleks kindlasti hakkama saanud, aga ma hakkasin mõtlema, et kui ma naudin seda ilusat ilma, seda olemist siin üksipäini, pere saab seal Soomes kuidagi hakkama, mul kadus see tähendus ära, et see ei ole siis mulle nagu nii oluline, et ma tegin tegelikult, üks suuremaid mitte see, ma olen siin öelnud küll, jah, ütleme, et raha ei teeninud seal nagu piisavalt, aga ma oleksin teeninud seal piisavalt nii, et saada oma üürid makstud ja käia nädalavahetustel ka väljas võib-olla natuke pidu panemas, et tegelikult asi ei olnud selles, vaid pigem oli see, et ma ei saa seda koos oma perega teha. Just. Et siis ma vaatasin, et kui vähetähtsaks muutusid need, mida ma nii hirmsasti nagu olin tegelikult taga ajanud. Nii. Ja see oligi nüüd see kogemus, mille sa said, eks? Selle võrdluse. Jah. Ja see on ju hindamatu päriselt, see on nagu kulda väärt. Nii et oleme ausad, sa oledki miljonär. Jah. Väga paljud ei oleks julgenud, ma arvan, sellist sammu teha, nagu sina tegid. Võimalik, jah. Ja, ma olen täitsa kindel sellest, et keegi teine ei oleks julgenud niimoodi minna lihtsalt. Ma ei tea, mitte kuud sa olid seal nüüd siis? 5. Peaaegu pool aastat on ju. Et sa lihtsalt ühel päeval otsustasid, ma mäletan, kui sa tulid siit uksest sisse ja ütlesid, et kuule, et mul on järgmine päev minek, siis ma mõtlesin, et ohoh! Jah, see käis suht ruttu. Väga vähesed inimesed suudavad niimoodi otsustada ja teha nii kardinaalse kannapöörde ja sellise otsuse. Mul on lihtsalt elus olnud, ma olen neid nagu tagantjärgi mõelnud, et need sihukesed asjad on nagu löönud mu elu mingis mõttes täiesti pea peale ja mitte halvas mõttes, sealt on tulnud nagu nii palju suuri muutusi elus ja just positiivsed, eks? Ja, just positiivsed. Ja see sel hetkel oli, kuna ma olin ju mõelnud, et ma tahan seda kogemust saada, ma tahaks mingil hetkel seal olla ja nüüd hetkel vaatan sõbra kuulutust, et otsitakse sinna, ma kirjutasin talle kohe, kas see on mingi nali või see on päriselt. Ja kui tuli välja, et päriselt, siis no nii, nüüd tuleb ära käia proovida. Et ma mingisuguseid suuri ootusi ma sellel hetkel ei pannud, mul oligi nii, et ma mõtlesin, et ma olen äkki ainult 6 aega seal. Et nii palju andsin endale lubaduse, et ma olen 6 aega, isegi kui mulle üldse ei meeldi seal, siis 6 aega ma olen seal ära ja kui ei, siis asjad kokku ja siis ma tulen lihtsalt tagasi. Aga mul hakkas kohe seal nagu nii meeldima, et ja tekkisid uued tutvused ja sõbrad ja siis vau, äge. Et ja siis ma sain juba endale katuse korteri seal ja siis ma elasin Marbellas. Seal oli küll alguses, tuleb jälle raha teema sisse. Seal oli nii, et ma läksin siis Marbellasse kohe esimesel päeva õhtul siis. Ümberringi olid kallid majad. See, kus mina läksin, see oli 2 aastat tühjana seisnud, mis ootas siis renoveerimist. Aga see oli nii, et kas see maja lammutatakse maha või ehitaks, nagu teaks, me ise pidime ehitama hakkama, et teeme korda selle. Ja siis ma olin seal ja esimesel õhtul siis vaatasin, et kurat küll kraani lahti, vesi jooksis põrandale, siis tarakan hüppas kraanikausist välja. Soojamaa lõbud. Sellel hetkel ei olnud see nagu see, vaid sellel hetkel
kurat küll, sellepärast ma siia tulingi. Ja kas see oli sama õhtu või järgmisel õhtul? Ma olin paar päeva seal olnud natuke ja siis ma kirjutasin chat-GPT, siis ma sain just, kellele me majas, teises maja, kelle maja oli see ja kelle majas me remonti tegime, siis ta andis mulle anda ühte autodest kasutada, ma elasin siis paari kilomeetri kaugusel. Aga siis oli, et kurat, sellepärast ma tulingi siia või. Siis hakkas see, et ma vist kirjutasin chat-GPT-le sellest ka mingis mõttes, siis ta tõi, kuule, kas elad oma unistuste elu? Mis asja? Siis ma, tegelikult ei ole. Et see Marbella, see maja oli küll suht kehvas seisuses, ta oli 1,5 miljoniga müügis, see maja sellisena nagu ta oli. Et see rajoon lihtsalt oli siuke, et Marbella, mul on Mercedes on maja ees, bassein on maja ees, et noh, põhimõtteliselt ma ju elangi nagu seda unistuste elu, et kui mul nagu see plõks ära käis, siis oligi seal järgmisel hetkel, et okei, selle kraanikausi või selle kanalisatsiooni ma saan ära parandada, selle elamise ma saan puhtaks küürida ja mis mul siin iga on, et elangi siin nii-öelda Marbellas, kus on ju Euroopa rikkurid kõik koos elavad seal. Ja see oli sinu unistus, eks ju? Ja see oligi mu unistus tegelikult. Et see on seda, kui mu unistus on tegelikult juba täitunudki. No võt. Mis su järgmine unistus on? Ma ei ole sellele tegelikult mõelnud. Mingis mõttes mulle meeldib seal. Ma arvan, et ma mingil hetkel lähen ikkagi sinna tagasi päriselt. Sa mõtled kohe nagu jäädavalt sinna tagasi? No, mul on vähemalt, praegult on mul tunne, et mina tahan nagu seal mingil hetkel päriselt elada. Et see võiks olla su järgmine samm siis või unistus sinna poole. Siis saab lihtsalt astuma sinna poole. See läheb täide. Inimesed võiksid rohkem unistada, väga vähesed inimesed julge. Nad ütlevad, et mis ma ikka unistan? Ma olen veel sellega mulle kohe meenub enda lugu samamoodi sellest unistusest, et mul oli üks väga suur uskumus, et unistused peavad jääma unistusteks, sest et kui sa unistused täide viid, siis sul pole millestki unistada enam. Mul täitsa uskumatu oli. Elus saab olla ainult üks unistus. Ja kui see täide läheb, siis täitsa uskumatu, milline no vaata, kui jaburad on need uskumused, mida me usume, eks. Milleni inimese mõistus võib küündida, et ma unistan endal, ma unistan uuest autost, aga ma ei osta endal seda kunagi. Sest muidu see nüüd täitub. Ja siis see täitub, millest ma siis unistan, kuidas ma selle hea tunde jälle kätte saan. Millestki pole unistada. Absurd. No tõesti. Aga jah, selline, ma arvan, et eks selle näha, et keegi kuulab, siis võib-olla hakkab mõtlema, et see Kaio ja tulemuslik mõtlemine, seal kursusel ma nagu hakkasin, ma saan unistada. Unistused on veel täideviimiseks ka veel. Mida suuremalt sa unistad, seda kaugemale sa võid jõuda, sest eks seda ongi meil, Bob Proctor ka seal mingites videotes rääkis, et meile ju surutakse juba koolist ja lastelt, kuule, mida sa unistad seal või istusid, sõid kodus, sõid seal, vaatasid aknast välja, kuule ära unista, söö juba. Kogu aeg surutakse sulle maha seda, et unistamine justkui on vale. Tegele mõtlemisega. Aga kui sa ei unista, see on jälle täpselt sama asi mingis mõttes, et ütled, et tahad õnnelik olla, aga sa ei ole endale teadvustanud, mis see õnn on. Ja kui sa mitte millestki ei unista, no mis su elus siis juhtuda saab, kui sul pole unistusi? No, need uskumused on, need on nii jaburad ja kõik need, võtta, ma olen vist rääkinud seda, kuidas tekivad traditsioonid ja siis sellised nagu ka uskumused suguvõsades. Et tütar
ja siis on jõulud ja siis ema teeb liha ja võtab siis siukse lihatüki ja võtab mõlemast otsast tüki maha. Tütar küsib, et kuule, kallis ema, miks me nii teeme? Ema ütleb uhkusega, et vaata tütar, see on meie pere traditsioon. No, tütar on selline natukene nutikam, talle ei anna see rahu, sest tundub tobe. Läheb vanaema juurde, küsib, et kuule, et ema teeb mul lihaga nii, et kas sina teed ka nii? Jaa, juba minu ema tegi nii. Aga et miks see nii on? Kallis tütretütar, see on meie pere traditsioon. Tütretütar ei anna ikka alla ja õnneks veel vanaema ka elab. Läheb tema juurde, küsib, kuule, kallis vanaema, et mulle ei anna ikkagi rahu, et kuidas tekkis meie perre selline traditsioon, et võetakse jõulude ajal lihatükk ja mõlemad tükid sealt otstest võetakse, lõigatakse maha jupid. Et miks see nii on? Ja vanaema ütleb, oi tütrekene, mul ei olnud lihtsalt suuremat panni. Ja niimoodi kandub see ja selle üle tuntakse uhkust perekondades, et meie pere teeb ainult niimoodi, sellepärast, et see on traditsioon. Või siis et nagu, miks meie peres on ainult kandilised pannkoogid, teised teevad ümmargusi, see on meie pere traditsioon, samamoodi, eks ju. Kuskil oli kandiline pann. Ja sealt need täiesti mõttetud uskumused tulevad. Ja mis tõstetakse kuidagi esile ka, et see on nagu nii oluline ja tähtis asi, mida peab edasi kandma oma lastelastel, eks. Ja ammu keegi juba ei tea seda lugu, miks see nii on. Jah, see on mul ka sõber, ma ei tea, ma ei mäleta, kas ta käis ise matustel või oli seal tema mingi lähedase vanaisa, kas vanaisa või ühesõnaga keegi suri ära, siis öeldi seal kirstu juures, et võt, tema oli kõva töömees, et kuidas tulevadki see, et kui sa oled kõva kogu elu ainult kõva töömees, et siis see on ainukene nii-öelda väärtus elus, ja siis lähebki niimoodi põlvest põlve, et kui sa ei ole kõva töömees, siis sa nagu ei ole. Siis sa oled mõttetu mees. Ja siis sealt tekibki meestel tõenäoliselt veel eriti see süütunne, et kui ma nüüd ei ole kõva töömees, kes ma siis olen. Ja, Nublu ühte saadet külaline vist oli öökülaline, ma ei tea, kas sa oled näinud. Ja Nublu rääkis oma tegemistest ja mis ta seal teeb, ja siis läksid ka vanaisa juurde küll siis, ja Roald oli siis saatejuht ja räägib vanaisaga siis juttu ja ütleb, et see vanaisa ütleb siis, et jah, tead, aga kurat, see poiss võiks ikka hakata korralikku tööd tegema. Just. Rääkimata sellest, et Nublu on üks kuulsamaid artiste praegu ja teenib mitte vähe, eks. Aga ei, see kõik on jama, mis ta teeb praegu, et ta võiks hakata nüüd normaalset tööd üks hetk ikkagi oma kätega midagi tõsist peab hakkama tegema. Ja, eks... Et seal ei olegi, vaata, see raha ei ole enam tähtis, vaid on see, et midagi rasket peab tegema. Ja ei, selles suhtes, eks keegi võiks ju ikkagi neid lusikaid nagu peiteldada valmis ka, ega ei olegi midagi. Aga see oli selline põlvkond ja nendel ei oldki muud väljundit, eks see oligi raske töö ja see oligi nende elu. Aga eks meie see tänane süsteem nagu tahab mingis mõttes, mul on tunne nagu seda sama, et sa ikkagi nagu veel rohkem ja veel rohkem. See on nagu see tõid selle feminist, et kuidas avastati, et naised võiksid rohkem töötada, kasutamata tööjõud. Ja, et mingis mõttes eks see süsteem nagu surub ka neid asju niimoodi, et ikka inimene teeks nagu võimalikult palju tööd ja hoidku jumal selle eest, et tal nagu raha üle ei jääks. See süsteem saab teha ainult selliste inimestega seda, kes usuvad sellesse süsteemi. Me saame luua siin süsteemis oma reaalsuse ja me ei pea sellega kaasa minema. Aga see on selle läbi hirmu mõjutamine.
ja siis see puudusteadvus kogu aeg. Ma teen tööd, aga ma saan aina vähem ja vähem palka selle eest ja siis ma olen selles ringis ja ma ei saa sealt välja, sest ma ei näe ühtegi muud väljundit ka, sest mul ei ole usku, mul ei ole usaldust, mitte midagi ei ole päris, seal ei ole enam midagi ja inimesed jooksevad energiatest tühjaks ja jäävad haigeks ja vaata, palju on praegu vähki ja igasuguseid muid haiguseid meeletult palju on. Siis sa ei pea nõustuma sellega. See süsteem on süsteem, see toimetab omamoodi, aga sa ei pea minema sellega kaasa. Jaa, vaata sealt, ma arvan, paljudel tuleb ikkagi sealt jälle see üks uus uskumus, et raha on just kui piiratud ressurss on ju, et lõppkokkuvõttes ega vahet ei olegi palju see. Ma tahan nüüd riiki kiitma hakata, aga vahet ei ole palju see nii-öelda riik sult makse küsib. Heal võimalusel on võimalik ikkagi hästi teenida, kui sa jätad selle uskumuse maha, et just kui raha on piiratud, et ma saan just kui teenitud nii-öelda teatud summa ja mitte midagi rohkem, aga seda ju võib tulla ju igalt poolt põhimõtteliselt ilma, et sa kellegi midagi ära võtad. Aga mina just näen nagu vastupidist, et see uuem põlvkond ei taha teha rasket tööd enam. Nemad tahavad kergelt saada raha ja nüüd on see AI aeg, eks ju, kõik see arvutid kõik ja nad loovad raha hoopis muul moel. Jah, see ongi nagu selles suhtes, et võimalusi tegelikult väga on väga palju. On ju. Ja, sa ei pea tegema nagu sellist rasket maatööd või sellist nagu konti murdvat tööd, eks, et see on palju rohkem võimalusi istuda kodus ja teha ja teenida raha ja kui sa oled veel nutikas ka, et ära kasutada kõiki neid võimalusi. Et lihtsalt ole mees ja tee. Aga see eeldab mida? Tuleb sellest puudust mõtteviisist lahti saada ja siis hakkad nägema neid võimalusi, et ma mäletan sind, see on ka mingi siuke kitsas koht, ma küll tookord ei suutnud midagi välja mõelda, aga ka natukene nagu materiaalselt vähe siuke tagasihoidlikum või ma tahtsin lihtsalt rohkem. Siis ma vaatasin koduaknast välja ja siis mõtlesin, andekas inimene praegult kindlasti leiaksid võimaluse teenimiseks. Nii, siis ma vaatasin aknast välja ümberringi, mis võimalus siin võiks olla, et kuidas siit nagu leida see, aga ma ei leidnud tookord, sest sa ei nuputa seda kunagi välja. Nii kui sa hakkad oma peas nagu välja mõtlema neid asju, siis piirad ära kõik. Ja, aga see on lihtsalt, ma tõin nagu selles suhtes näiteks, et puuduses mõtteviisiga ei näe neid võimalusi, et nii ta on. No minu arust on ideaalne see, kui sa saad teha siin sellist asja, mida sa ei saa isegi tööks nimetada, sellepärast, et see on lihtsalt nii mõnus tegevus, on ju. Et ma saan öelda, et ma teen seda. Ma küll ei ole miljonär. Aga ma arvan, et kõik, mida ma soovin, vähemalt siiamaani, kui mina tagantjärgi mõtlen, siis kõik minu unistused on täitud. Absoluutselt kõik on täitud. Ja mul ei ole olnud väikesed unistused. No võt siis. Me peame neid vestlusi rohkem pidama. Mulle ka neid saladusi jagama. See lihtsalt ongi usaldamine. Et sa oled elu poolt hoitud ja elu juhib sind alati õigesse kohta. Ja kui sa ainult lubad sellel juhtuda. Ja rohkem sa seda elu kontrollid ja iseennast kontrollid, seda rohkem sa seal paigal seisad. Sa ei ole voolavuses siis. Aga sa võid minema vooluga kaasa, kui on jõgi ja siis sa seisad seal, hoiad jõge kinni, no kaua sa hoiad, ei jaksa ju. Ühel hetkel ju väsid ära, eks, et jõgi tahab voolata ja raha on samamoodi, ta peab olema voolamises kogu aeg, liikumises. Et ta ei ole mingi asi, mida peaks koguma sukasäärde, et raha tahab liikumist. Samamoodi nagu elu tahab elamist. Mitte suremist. Jah, mitte vegeteerimist siin. Et kui sa juba elad siin, see keskmiselt mingi 75 aastat on ju, siis
kurat küll, noh, võta siis täiega kogu raha eest. No ongi, nii ongi no.. Ma küll loodan, et minu rakud kristalliseeruvad ja ma tõmban 150. No ega ei ole oluline see, kui kaua sa elad, eks ju, vaid see kvaliteet, kuidas sa elad. Et sul, ja minu arust kõige olulisem on see, enda puhul ma arvan, on see, et kui sa sured ühel hetkel, siis sa võid surra täielikus rahus, sest sa tead, et sa oled absoluutselt kõik võtnud sellelt elult. Kõik see, sa oled kõik ära kasutanud selles elus. Ja oluline, et sul on head suhtud oma lähedastega. Ma olen tähele pannud, et see hoiab paljusid inimesi siin. Viimse hingetõmbeni hoiavad veel sellest kinni, et see, siis kui sa oled seal suremise faasis juba, siis paljud vanad inimesed ei lähe ära selle pärast, et nendel on jäänud midagi tegemata. Mulle meenus sellega üks anekdoot, mis ma eile lugesin. Seal oli see vanaisa on surivoodil ja vanaisa on surivoodil ja siis kutsub, Juhan on siin või? Ja vanaisa, ma olen siin. Kas Mare on ka siin või? Ja vanaisa, Mare on ka siin. Nii, kas Juku on ka siin? Poeg Juku on ka siin. Ja Juku on ka siin. Kurat, aga miks see köögist tuli põleb? Kui te kõik siin olete, miks köögist tuli põleb? Et kallid elektriinad. Ma lugesin ja ma niimoodi naersin seda. Selliste olukordade üle tulebki nalja teha, sellepärast, et noh, see on ikka päris nonsense, mis seal Eestis toimub selle elektriasjaga. Siuke kibe nali, aga jaa, no nii, rahast nii palju. Kaua me oleme rääkinud? Küsige meie käest veel küsimusi raha kohta, midagi äkki selgusetuks, siis võtke teada kindlasti ja tellige meie kanalit ja näeme järgmine kord jälle.